Tere! Nüüd siis video sellest, kuidas spiraallõikeblokk töötab. Saime selle masinasse, ma olen saanud mõnda aega juba töötada sellega. Mulje kogemus on väga hea ja siis natuke nüüd infot sellest. Ma kordan veidike seda, mida ma esimeses videos rääkisin, et tegemist on 3-realisega spiraallõikeblokiga, Itaalia tootja MBM. Ja see on 41 sentimeetrit siis pind, ulatus, see hööveldamise pind ja igas reas on 22 tera. Et kokku on siis 66 ja ma soovisin natuke veel lisaks infot teile, et selle idee teostusi on erinevad. Spiraallõikeblokke variante on mitmeid. Ma olen tutvunud näiteks jetipingil oleva siis spiraallõikeblokiga, kus oli 20 sentimeetrit see lõike ulatus ja seal oli 54 tera. See on 6-realine ja seal on välja venitatud spiraal, ta on sujuvam ja seal on üks eripära, mis eristab teda näiteks sellest blokist, et seal on diagonaalis terad, nad kordavad spiraali nurka. Et siin on väga järsk spiraal, 3-realine, aga terad on risti töödeldava pinna suhtes ja nad ei ole diagonaalis, aga just tänu sellele, et on järsk, siis ongi see sujuv sisseminek materjali. Et ma eelmises videos ka ei maininud, et need terad on kergelt kaardus, nad ei ole täis nurkadega, et see idee on ka selles, et need ei tekitaks jutte ja nad on üksteise suhtes nihutatud niimoodi, et järgmine rida siis katab selle koha, kus teine nagu enam ei tee tööd. Ja siis see on teostatud niimoodi. Ja näiteks Felderi spiraallõikeblokk on 2-realine üldse ja kui seal on 41 sentimeetrit, seal on 62 tera. Ja see on ka välja venitatud spiraal, kus on noad diagonaalis ja samuti kordavad siis selle spiraali nurka. Et ma arvan, et ma olen ebasobiv inimene, kus öelda, et kumb lahendus on parem, aga vähemalt nii palju, kui ma olen tutvunud sellega, ma arvan, et need on kõik omal kohal ennast kehtestanud lahendused, see on lihtsalt nii-öelda variatsioonid. Sest et kui ma hööveldasin sellega ja töötan sellega, ma tunnen kogu seda iseloomustust, mis nende kohta käib, et on sujuv sisseminek, väga vaikne, muide selle kohta öeldakse ka, et see on vaikne teravõll, et nii ongi, ta töötab oluliselt vaiksemalt kui laastuimud. Ja seda sellepärast, et tal on need noad hajutatud, nad lõikavad õhku teistmoodi, et sellel pikkade nugadega võllil on nagu tiiviku efekt, et ta peksab seda õhku ja sealt tuleb siis müra, eriti need nõukaaegsed höövlid ja paksusmasinad. Ja üks muidugi lahendus, mis ka seda vaikseks teeb, üldse höövlitel ma korraks mainin seda, et see on see, kui laudadel on nagu siuksed hambad, et see on mul siin, jah. Et see on ka seotud selle heli õhu lõikamisega. Ja nüüd ma näitan, kuidas ta töötab, mis häält ta teeb. Ma panen korra ta tööle, see on mul lahti, siis tuleb hästi ettevaatlik olla. Nii, panen tööle. Et see on täiesti siuke nagu mootori hääl, väga vaikne ja kui ma töötan, ma kuulen ainult seda, kuidas ta rõbistab sealt seda laastut. Et selline on siis spiraallõikevõll, et ma sain varem enne seda, kui ma hakkasin seda lahendust otsima, sellist iseloomustust, mis oligi põhjenduseks, miks ma selle ostsin ja ma tahangi seda rõhutada esile tuua, et tegemist on spiraal
teravõlliga, mis üldse ei näe ette, et sa tegeled mingi kõrguste seadistamistega ja noh, see ei ole üldse selle teema. Et on paigaldamiseks ette nähtud dünaamiline võti. Ma esimeses videos näitasin, kuidas ta töötab. Teraplaadil on 4 külge, nad kõik lõikavad, vahetad neid vastavalt siis kulumist mööda ja dünaamilise võtmega keerad lahti ja siin on välja arvutatud siis Newtonite arv ja sa siis lihtsalt keerad ja mingi ette keerab üle ja plaat ongi kinni. Et selles mõttes selle ploki eelis, et sul on kogu aeg väga täpne terade seadistus. See on lihtsalt siin ette nähtud nende pesade täpse oma positsioonidega ja standardsete terade mõõtudega. Et siin nagu seda küsimust ei ole. Ja siis mis selle ploki kohta käib, et lõppkokkuvõttes, kui keegi räägib, et see on kallis, et üks tera maksab +- 4 eurot kuskil. See sõltub, kes vahendab, kes müüb. Ja see on HM terad. Need on kõvema puidu jaoks. Ma töötan Saaremaa Tammega ja Saarega. Et need on siuksed kõvemad puidud ja töötab väga hästi. Siis öeldakse niimoodi, et lõppkokkuvõttes see tasub ennast ära nagu kordades. Et lisaks, et sul ei ole seda peavalu, mis on tegelikult väga tähtis, sest ma puutusingi sellega kokku, et ma ei saanud iseseisvalt ära vahetada ja mul ei olnud ka abilist, kes nagu sellega saab hakkama. Et ma olen olnud tööstuses, tootmises, kus inimesed lasevad sadu tihusid kaske ja spiraallõikeploki kohta on ainult kiidusõnad, et ta teeb oma tööd hästi kaua ja ta tasub ära. Et sa vahetad välja näiteks mõned terad ainult, kui saab kas kahjustada, on see nael või mingi siuke, kõike seal juhtub. Või sa hööveldad näiteks täis nurka kogu aeg ühe poole peal, sa vahetad siis seal mõned terad ära. Et sa ei pea kogu tera ja sa ju kõigepealt ei vahetu, et sa lihtsalt pöörad külge. Et on siuke arv isegi, ma arvan, see on siuke üldine keskmine arv, et ta kestab oma terade paketiga erinevalt siis pikkade terade plokist 20 korda kauem, 20, mitte 2 korda, vaid 20. Et see on juba siuke, kuidas seda mõjuv põhjus, et kaaluda seda. Need on need eelised, mida selle kohta tuuakse. Ja kui teil on küsimused, siis palun kirjutage, võib-olla ma jätsin midagi mainimata. Järgmistes videodes ma proovin teha ka sellest kombipingist ülevaate. See oli ka siuke kogemus, kus ma seda otsisin, vaatasin, kes toodab, kes müüb edasi, kus saab juppe, et see oli siuke väga hea kogemus, et ma ostsin selle pingi Holzmanni kaudu, see ei ole Holzmann, ei ole tootja, aga leidsin, kes selle toodab ja sain teada, et ta pakub talle ja on ette nähtud spiraallõike plokk, sest Holzmannile, kui me kirjutasime, nad ütlesid, et see ei ole ette nähtud. Aga kuna ma selgitasin välja, kes selle tootis, siis ma sain kontakti, see on Bulgaaria, on tootja ja ma sain 7 päevaga selle ploki siia Eestisse. Et see on tegelikult väga hea näitaja, väga hea kogemus oli. Et järgmiste videodeni kõike paremat.